tere taas! Tänases saates räägime teile uuest Kia Stingerist. Kia on teinud väga toreda, kuid samas väga ohtliku sammu. Ta on sisenemas sakslaste kurikuulsale mänguväljakule, kus löövad palli omavahele kurikuulus BMW 3 seeria, Mercedes-Benz C-klass ja veel mitmed karmid tegelased, kes ei ilmuta oma kõrgest vanusest veel sugugi vananemismärke. Nüüd on tulnud Kia, kes tahab anda ka korraliku söödu. Paraku juhtub tihti nende uustulnukatega niimoodi, et nad saavad haledalt peksa ja enam järglasi ei saa. Kuid Kia on täitnud kõik kriteeriumid, et ta justkui ei peaks peksa saama. Ta disain näeb väga ilus välja ja meelitab kõik need kolmetähelised automarkide ostmijad selle kolmetähelise automargi juurde. Tagadisain meenutab mulle isegi kuidagi Dodge Chargerit ja üleüldse selliseid muskelautosi eest. Ta näeb välja siuke euroopalik. Teda on saadaval veel punasena, sinisena ja ka kollasena ja sisuviimistlusmaterjalid on kuidagi natukene liiga tavalised. Pagasiruumi maht on 406 liitrit, ootad pagasiruumi ees 3 sekundit ja see avaneb automaatselt, kui sul on näiteks toidukotid käes. Sees on väga mugavad nahkistmed, väga hea küljetoega ja muidugi ka täis nahast. Samuti leiab sees Drive-Wise süsteemi, ta tuvastab ära sinu vähisimuse, liiklusmärgid ja kui peaks olema ohtlik olukord, siis pidurdab ta ennast ka muidugi ise kinni. Tal on olemas sõidurežiimid Smart, näiteks kui tahad targalt sõita, Öko, Sport ja kui tahad veel sportlikumalt sõita, et nendele paksudele sakslastele ikka korralikult ära teha, siis võtta Sport Plus ja siis on olemas ka kostumrežiim ja tal on olemas ka Herman Kardoni helisüsteem, mis siis sisaldab 15 kõlarit. Mootori valikus on tal 3 mootorit, 3,3 liitrine 2 turboga V6 mootor, 370 hobujõudu 0-5,1 sekundiga ja siis on olemas 2,2 liitrine diiselmootor, 4-silindrine 200 hobujõuline ja siis on olemas 2 liitrine bensiinimootor 255 hobujõuline. Ja paraku on nendel mootoritel väga suur kütusekulu, mis kujundib üle 10 liitri ja see on natukene halb selle auto puhul. Tal on olemas 360-kraadine täisvaate monitor, mis teeb hästi ilusa pildi sulle ekraanile kaamerate abil, mis asuvatel igasugustel külgede peale ja tänu sellele suudab ta luua siis lainnurkpildi, kui auto tagurdab või liigub kiirusega 20 km tunnis. Tema hind algab alla 50 000 euro ja see hind on tal natukene liiga krõbe, mis jätab küsimuse, et kas tegu on hoopis 5. seeria konkurendiga. Ehk jah, hind on natukene liigas kõrge. Selline on Kia uus Stinger. Kindlasti teeb ta kõva lahingu, tema hind oleks võinud natukene madalam olla ja natukene oleks võinud ka olla siis parem siis kütusekulu, kuid ega ka neile midagi väga ette ei saa heita. Meie kohtume teiega juba järgmisel nädalal, seniks kohtumiseni ja minge vaadake see suur uhke imeloom ka enda silmaga ülest, et oma silm on ju ikkagi kuningas.